Kallis jõuluõhtu kogudus. Tahaksin alustada oma hiljutise lugemiselamusega. Ma olen lugenud Harari uuemat raamatut, mille nimeks on Nexus. Ja see räägib infotehnoloogia ajaloost. Ja ta läheb ajaloos päris kaugele tagasi ja ütleb, et üks kõige vanem infotehnoloogiline vahend oli oskus jutustada lugusid. Sest lood olid need, mis inimesi liitsid omavahel. Ja põnev ongi see, et just homo sapiens oli see, kes suutis lugude jutustamise võtta suuremate inimkoosluste kokkutoomise teenimisse. Erinevalt näiteks neandertaali inimesest, kes välja suri. Sest lood toodavad meile mingit uut arusaamist, mida siis kutsutakse intersubjektiivseks tegelikkuseks. Mis see on? Me teame, et on olemas mingi subjektiivne tegelikkus, mida mina mõistan, mida mina mõtlen, mida mina tunnen, mida mina näen. Ja on olemas selline objektiivne tegelikkus, näiteks see pult siin, see kirik nendest kividest. Ja siis see intersubjektiivne. See on miski, mis meid liidab kokku, selle objektiivse ja meie subjektiivse. Sest me hakkame rääkima lugusid. Ja me hakkame andma tähendusi asjadele enda ümber ja asjadele enda sees. Ja just see intersubjektiivne tegelikkus on miski, mis meid ühendab. Miski, mis meid liidab, miski, mis meid kokku toob ja meile mingi ühise näo annab. Miks ma seda täna räägin, on see, et jõulud on üks suur lugu. Ma olen kuulnud sellel jõuluajal mitmelt inimeselt, kuidas neil on otse kui juhtmed sassis. Asju on lihtsalt liiga palju. Teemad, tööalased, mis kõik peavad enne jõulupuhkusele minekut valmis saavad. Lisaks kõik jõulupeod, eriti need laste omad. Kõik lumehelbekese kostüümid ja jõulusokid ja lõpuks on tunne, et ei jõua mitte kuhugi. Ja siis tekibki tunne, et juhtmed on sassis. Ja parafraseerides Urmas Petit, pidi see jessukene ka sellel aasta kõige kiiremal ajal nüüd siis sündima. Kuidas need juhtmed siis lahti ühendada? Et see lugu, mida me jõulude ajal jutustame, saaks esile tulla. Kuidas panna kokku see meid ümbritsev objektiivne reaalsus, kõik need jõulupead ja jõulusokid, eks ju? Ja siduda see kokku üheks intersubjektiivseks tegelikkuseks, millega me soovime tegelikult rääkida ühte püha öölugu. Ehk lühidalt kokku võtta, kuidas sellest puntrast leida üles jõulutunne. Aga mis oleks, kui prooviks lihtsalt seda lugu jutustada? Seda lugu unistustest, ootustest, hirmust ja rõõmust. Lugu noorest naisest, kes on valmis võtma enda kanda tohutu vastutuse. Lugu mehest, kes hoolimata ühiskondlikust normist jääb selle naise kõrvale. Lugu valitsejast, kes on võimu nimel valmis kõigeks. Lugu lihtsatest inimestest, kes on valmis vastu võtma kohati mõistetamatuks jääva rõõmusõnumi. Lugu külalislahkusest, ootusest, kuhu on segatud hirm ja rõõm korraga. Lugu imest. Milline oleks see lugu täna? Kus oled sina selles loos? Me kuulsime 5. lugemises lõiku 1. Johannese kirjast ja ma kordan mõnda kohta sealt. Mis algusest peale on olnud
mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud. Seda me kuulutame elusõnast. Elu on saanud avalikuks. Me oleme näinud. Me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valgust, siis on meil osadus omavahel. See on täpselt seesama jõululugu, ainult teiste sõnadega. Sest jõululugu on lugu valgusest, valgustamisest, valguse jagamisest ning valguseks olemisest. Siin kirikus on praegu väga ehe. Teie istute hämaras ja siin ees on valgus. Me süütame sageli näiteks küünlaid ja tulesid, et jagamaks seda valgust. Küünlatule eriline ehedus saab tõeliseks tegelikult just selles pimeduses, selles hämaruses, sest siis ta paistab tõeliselt välja. Just pimeduses on leek nii soe ja õrn ja samal ajal tõelise tugevuse allikas. Just keset keerulisi aegu, keset hirmu, keset raskusi, keset segadust saab nähtavale tulla valguse tõeline olemus, soe ja valge. Isa Christoph Rembeck on oma raamatus Piiridest vabastatud Jumal, mis on iga hetk eesti keeles ilmumas, kirjeldanud oma enda lapsepõlve kogemust 40. Saksamaalt. Ta räägib aastast 1945, kui ümberringi käib sõda. Tema on 3-aastane, istub oma ema sules ja kuuleb, kuidas ema laulab Ave Mariat. Ta ütleb, et ta ei kahelnud sellel hetkel, ei jumalas ega elus. Ta hoidis seda usku läbi oma ema, kes talle selle lootuse andis. Ja seeläbi sündis kindlustunne sellele väiksele 3-aastasele poisile. Isa Christoph kirjutab sellest laulust. Veel tänagi kõlab see viis mu südames. Tookord ema süles istudes andis see mulle rahu ja kindlustunnet. Sõda ei olnud minu jaoks olemas, oli ainult turvatunne. Meie ümber on keerulised ajad ja paljude inimeste reaalsus ei ole kõige kenam. Ja seda enam oleme me kutsutud jagama seda lihtsat lugu, lihtsat ja sügavat rõõmu. Nii et lase saada oma südamel valgust täis, siis on mida jagada. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Ka siis, kui ümberringi on raske, on võimalik leida rõõmu ja valgust läbi inimeste, kes meile Jumalat peegeldavad. Sõna sai lihaks. Jumal sai inimeseks. Sündis siia kesk suurt segadust, sest ta hoolib meist. Ja see on lugu, mida tasub jutustada.